Hei imeline, Armin siinpool. Täielik katastroof. Kui sa jälgid Ebilim Facebooki lehte, siis võib-olla märkasid sa hiljuti seal ühte postitust pildiga täielik katastroof, kus ma jagasin ka oma parima versiooni väljakutse tabelit ning seda, et ma see päev enamus oma päevategevustega lihtsalt täiega läbi kukkusin. Ning ma lubasin sellest päevast teha ka video, et mis sellel päeval siis tegelikult juhtus. Ja siin see video on. Lisaks sellele jagamisele, mis seal nagu sellel päeval juhtus, räägin videost ka natukene hirmudest, räägin täielikust vastuvõtmisest, räägin reeglite vajalikkusest, räägin ka sellest, kuidas aeg-ajalt mul tekib mõte, et see ei olegi minu jaoks, mida ma üldse teen. Ja mingil hetkel kõlan ma nagu Juss Haasmaa mängitav Red Bull. Vaatan, kuigi seal mitte midagi põnevat ei ole ja lihtsalt istun ja vahin ja scrollin. Kokkuvõttes tuli päris mahukas ja materjali rohke video. Seega mõnusat vaatamist. Jagasin hiljuti just Ebilim seina peal postitust täielikust katastroofist, kus siis oma selle parima versiooni väljakutse enamus taskidega alt läksin. Et see pilt oli, kus oli siis suurem osa oli mingid nullid ja null tähendab seda, et ma ei ole neid asju saanud ära teha. Ma ei mäleta, millal ma viimati nii suurelt nagu ära kukkusin ühe päeva jooksul. Ja see oli nagu hästi veider. Ja selles videos ma nüüd tahakski lahata seda, et mis siis nagu tegelikult juhtus. Et sest muidu need viimased nädalad nagu üli hästi toiminud, et motivatsioon on kõrgel olnud, kogu aeg on asjad nagu sujunud, olen ilusti asjad tehtud saanud just selle väljakutse raames, et 10 nädalat, pühendan ennast 10 nädalat on ju sellele väljakutsele ja siis teen nii palju asju ära, kui saan, et annan endast parima. Ja siis üks päev nagu selline täielik ära kukkumine. Et mis siis juhtus? Kui aus olla, siis ma ei teagi nagu, mis juhtus. Et see on nii veider, et siin on need perioodid, kus täiesti nagu ilma igasuguse põhjuseta praktiliselt kukub motivatsioon nulli. Ja ma tahtsin tegelikult seda videot juba peale seda postitust kohe teha, sest siis oli veel see emotsioon nagu värske, mul oli värsked meeles, mis toimus. Nüüd on juba üks päev sellest mööda läinud, sest mul ei olnud eile aega, ma tahtsin eile teha seda videot, mul ei olnud eile aega teha seda. Sest muud olulisemad asjad tahtsid nagu enne tegemist, aga tänaseks jah on see nagu emotsioon sealt tagant läinud. Ja siin jälle üks selline õppetund ise endale, et kui midagi juhtub, siis lindista nagu kohe üles. Et lindista ära ja pärast töödelda saad ju hiljem ja saad nagu hiljem neid asju nagu toimetada. Aga lindista ära, sest et kui sa ära lindistad, siis see emotsioon on nagu kohe olemas, et sul on värskelt meeles, saad ilusti nagu ära tehtud selle. Aga eks ma proovin siis meenutada nii palju, kui meeles on. See päev hakkas täiesti normaalselt, et iga hommik hakkab mul hästi, sest mul on selline hommikurutiin ja see on see, millega ma mitte kunagi nagu ei lase üle. Ainuke kord siis oli sügisel, kus mul oli peaaegu 500 päeva täis, siis oli lihtsalt mõtlesin, võtaks nagu täiesti 2 nädalat täiesti vabalt ja vaataks, mis saab. Aga muidu see hommikurutiin on hästi oluline, et mis iganes raske periood parajasti on, siis see hommikurutiin on see, mida ma alati ära teen. See tõmbab mind nii mõnusalt päevaks käima. Et kõik päevad on see, et hommik on nagu hästi purakad täis, motivatsioon on kõrgel ja siis hakkan oma mingi päeva toimetusi tegema. Ja see päeva samamoodi. Hommikul tegin oma asjad ära, hakkasin tööga pihta ja mul on olnud siin selline nagu, ma olen tahtnud hakata rohkem videoid tegema, aga nende videote tegemisega on see, et mul sellise liikuvalt, sest mul on arvuti juures on see tavaliselt see kaamera ja mikrofon kohe seal olemas. Aga kui ma tahan kuskil liikumise pealt teha või kuskil niimoodi, siis ma pean nagu midagi üles seadma ja seadistama ja see võtab päris palju aega, sest mul on see juhtmega lavalier muidu tavaliselt. Ja sellepärast ma olen muudkui edasi lükanud ja seepäev ma mõtlesin, et nüüd on aeg oma see sotsiaalmeedia nii-öelda mõju nagu suurendada, et vaatajaskonda suurendada, et panna täiega siis videote tootmisse ja hakkasin mikrofoni tellima omale. Ja kuna tavaliselt, kui ma midagi ostma hakkan, siis ma alati uurin, võrdlen
et kui muidu oli mul sellele mikrofoni jaoks pandud vist, ma mäletan, 45 minutit ja tavaliselt on see, et ma teen sellised olulised asjad enne ära hommikul. Et mis on nagu vaja ära teha, mis ma soovin kindlasti ära teha, millel on nagu ajalimiit. Aga kuna sellel ajalimiit ei olnud, aga kuna see oli nagu huvitav, ma saan midagi uut nagu soetada, siis andsin ego ahvatlustele järgi ja hakkasin seda siis uurima. Ja mul läks lõpuks seal kaks tundi selle peale. Kuna ma trackin oma aegasid kogu aeg, kui ma midagi teen. Ja ma ei tea, kas see, et see nagu nii pikalt läks selle peale või mis iganes see oli. Ja seal oli ka see, et ma ei suutnud 2 mikrofoni vahel valida, et oli 2 nagu ülihead mikrofoni. Ja siis mul oligi see, et kumma ma nendest võtan. Et tekkis selline jälle hirm nagu, et äkki kui ma võtan ühe, siis äkki ma millestki nagu ilma. Et selline väike hirmumäng oli ka seal. Et kas see nagu mõjutas kuidagi ja siis see mikrofoni ostmine. Igatahes peale seda, kui ma selle ära nagu tellisin, siis ma ei mäleta, mis peale seda oli, aga kuskilt nagu jumala lambist nagu kõik mott kadus ära nagu pamm, nagu oleks, ma ei tea millega üle visatud. Et see mott oli nagu täiesti kadunud, ei tahtnud enam ühtegi asja sealt to-do listist teha. Tahtsin lihtsalt olla, vaadata, surfata Facebookis, ma ei tea, vaadata filmi, mis iganes, kuigi ma filmi ei vaadanud. Ja mis kõige hullem nagu selle päeva jooksul oli, see on päris selline ebameeldiv teema, mida praegu rääkida. Ja see on ju huvitav, kui selle hirmu teemaga, et kui meil on mingi ebameeldiv teema, millest me tahame rääkida, siis selle, nagu kuskil videos ma minust rääkisin ka, et hirm kaob selle hetkel, kui sa otsustad. Mitte hirm ei ole nagu, ütleme, hirm, kui sul on hirm mingi asja tegevuse ees, siis see hirm kaob selle hetkel, kui sa otsustad seda teha. Mitte siis, kui sa tegema hakkad. Et öeldaks küll, et hirm kaob siis, kui sa teed. Tegelikult hirm kaob siis, kui sa otsustad teha. Eks praegu nüüd see ka, kui ma nüüd tõin selle nagu välja, et ma otsustan seda teha ja nüüd see hirm ja ebamugavus on kohe kadunud. Et mida ma öelda tahtsin oli see, et see päev, sest et 100 päeva tagasi, natuke rohkem kui 100 päeva tagasi, teema on siis nofap ehk siis masturbeerimise teema. Ja ma siin 3-4 aastat tagasi hakkasin selle nofapi siis liikumisega üldse nagu tegelema, kus sa siis ei masturbeeri absoluutselt. Ja ma olen katsetanud ka siis seemne hoidmist täiesti ka, et sa saad küll seksida, aga seemet välja lasta ei tohi. Ja siis aasta alguse poole siin see masturbeerimine hakkas natuke nagu käest ära minema, ma olin juba päris pikalt seal olnud, mingisugune 100-200 päeva, ühe korra ma tegin 300 päevase. Ja siis ma mõtlesin, davai, ma teen nüüd 500 päevase väljakutse. Ja sest et kui ma väljakutse teen, siis ma tean, et ma püsin nagu raja peal. Ja oligi 100 päeva oli juba täis ja nüüd siis kolmapäeval, ma ei tea kust, siis äkki hakkasid mõtted kerima. On ju, et laseks kõik üle. Laseks nagu täiega kõik üle. Ja muudkui nagu hakkas ketrama, siis tuli ka see masturbeerimise teema sinna sisse. Järsku tuli mingi isu kuskil täiega peale. Nagu hästi veider. Ma ei tea, mis energiad, kus kohas tuli. Kas need olid üldse minu mõtted, mis nagu seal toimetama hakkasid. Et kuidagi olin nii avatud, võtsin siis väljaspoolt siin info vastu. Ma ei tea, mis seal, sest ma ei oska seda kirjeldada, mis seda nagu põhjustas. Aga üks hetk jah, hakkasin niimoodi oma tegevusi saboteerima lihtsalt, et lasen kõik üle, ei taha mitte midagi teha enam. Selle masturbeerimise teema, kõik need väljakutse, siis muud taskid, mis seal kõik olid, õhtune mediteerimine, päeval mingisugused istumised, kohale tulekud, tänulikkus, kõik asjad nagu, et need asjad, mis ma ei selle hetkeni teinud, need ma siis olin nagu ära teinud, aga peale seda ma lasin nagu kõik lihtsalt robustselt üle. Ja ongi nagu nii veider, et ma ei tea, kus kohast see mingisugune emotsioon või mõte, ma ei suutnud ennast kuidagi ümber ka keerata. Siis tavaliselt on see, et kui tuleb mingi, hakkab nagu fookus ära kaduma, siis on lihtsalt see, ma tean, ma istun nagu lihtsalt korraks oma ette, tulen nagu kohale ja taastan sellega, siis teen ennast nagu puhtaks täiesti mingisugust mõtetest ja siis lähen jälle uuesti edasi toimetama, et ma suudan päris hästi ennast kohe nagu raja peal tagasi saada. Aga see päev, see tunne nagu või soov maha hüpata sest kõigest, see oli nii tugevalt sees ja ma andsin järgi sellele. Andsin kõigele nagu järgi. Ja siin üks huvitav asi, millest ma veel rääkida selles videos tahaks, nagu miks meil on reeglid.
et mul on päevas ka nagu hästi palju erinevaid reegleid, üks raamistik, mille järgi ma elan. Näiteks on see, et Facebookis ma käin hommikul, kui ma teen oma hommikurutiini ära, teen oma päevakava valmis, siis ma käin korraks Facebookis, vaatan üle, vaatan kommentaarid üle, vaatan siis vastan midagi ja siis see on mingi 9, kuskil 9, natukene 9 mingi aeg ja siis hakkan tööle ja siis Facebooki ei lähe enne poolt kuud. Ainult vaatan Messengeri, teengi eraldi Messengeri lahti nii, et ei ole Facebookis just aeg-ajalt, mitte mul ei ole ta kuskil avatud, nii et ta segab mind, vaid oma siis mingisugusel puhkehetkel, kui mul on mingid asjad ära tehtud, siis ma vaatan Messengeri ja Facebooki ma ei lähe üldse nagu enne poolt kuute, et ei ava seda. Ainult kui mul on vaja tööd teha, et siis ma lähen korraks nagu Facebooki ja siis on ka siuke hästi mõnus tahtejõud, et ma ei lähe mingi notification'eid, neid teateid vaatama, vaid lähed teed oma asja ära ainult, seda peale hästi mõnus sellist eelprogrammeerimist saada. Aga see reegel nagu üli hästi toimib ja ma olen üli hästi fookuses. Siis on mul veel reegleid, näiteks õhtul peale 9, veerand 10 on see kõige hilisem aeg, sest et tund aega on sinise ekraani vaba, siis ma ei lähe telefoni ega mitte kuskile niimoodi nagu, no telefonis ma panen lihtsalt õhtul veel meditatsiooniks nagu aja käima, et see on ainuke asi, mis ma siis teen, aga ma ei vaata midagi, arvuti on kinni ja nüüd, kui neid reegleid ei ole, nagu lasen need reeglid üle, siis ma hakkan kohe saboteerima täiesti oma tegevusi, et okei, see Facebooki teema juba tuli sisse, aga õhtul näiteks magan minnes, kui ma tavaliselt lähen magama seal natuke peale 10, kõige hiljem kuskil 10:30, mul on 5:30 on äratus, siis ma saan 7 tundi magada. Siis see õhtu ma teadsin, et 5:30 on äratus, mul on hommikul see väljakutse, trenni väljakutse ja hommikused tegevused ootamas. Siis ma lihtsalt läksin voodisse ja istun telefonis. Vaatan, kuigi seal mitte midagi põnevat ei ole ja lihtsalt istun ja vahin ja scrollin, teades, et mul on hommikul vaja vara ärgata ja siis kell on juba 10:30, kell on 10:45, kell on juba 11, kuni siis lõpuks nagu täiesti silmad nii kinni vajusid ja kukkusin sinna ära, panin siis telefoni ära. Ja muidugi õhtul ei mediteerinud ka. Et nii kui seda reeglistikku ei ole, nii nagu hakkan, ma ei tea, kuidas sinul sellega on, et kas sa saboteerid ka, et kui sa tead, et sa pead hommikul näiteks kuskile minema ja õhtul hakkad midagi toimetama, kui sul ei ole seda reeglit, et näe, see kell sa lõpetad ära, siis on hästi lihtne üle lasta. Näed, enam mul reeglit ei ole, et ja siis mul oli samamoodi, mis ma istusin seal telefonis, vaatasin seda ekraani ja lasin lihtsalt nagu täiega üle, teades, et hommikul on vaja vara ärgata ja tean, et mul on hommikul raske üles tõusta, aga ei, ikka lased üle, sest see reeglistik ei ole, reeglit ei ole. Ja siin võib olla nagu põhjuseks ka see, et kuna muidu on see reegel ja siis ego enam reeglit mingi hetk ei ole, siis ego on nüüd on pidu, nüüd me saame nagu täiega lustida ja me ei pea mitte midagi tegema. Et see võib ka üks põhjus olla, et lihtsalt ego panebki hullu, kui võtta need reeglid korraks nagu ära. Ja siis üks asi veel, mis tahaks rääkida ära. Eile hommikul jälle hästi mõnusalt, mõtlesin, nüüd uus päev on ju, hakkame uuesti pihta, tegin oma hommikutoimetust ilusti ära, mõtlesin küll, et laseks midagi üle jälle ja siis mõtlesin, mul oli nagu soov teha täiesti, et Google'is oli küll see, et laseks nagu üle, võtaks täiesti vabalt, ei sunniks ennast mitte millekski, siis ma tegelikult tahtsin päevikut täita, tahtsin oma asju teha, tahtsin neid kohale tulemisi teha, kõike tahtsin nagu teha ja mingi hetk päeval samamoodi ma nägin nagu Facebookis teiste inimeste postitusi, sellised, kuidas inimesed on nagu läbi löönud mingite asjadega. Ja üks asi, millega ma nagu läbi aja päris palju tegelenud, on kadedus, et ma olen keeranud selle ümber niimoodi, et kui ma näen midagi, kui kellelgi läheb hästi, siis ma elan talle kaasa, tunnen nagu head meelt, et jumal äge, et sul läheb hästi, et kui sina saad hakkama, saan mina ka hakkama ja nii edasi. Aga see päev, see tõmbas mind kuidagi rajalt jälle maha, näen, et teised nagu saavutavad oma asjadega kuidagi, jõuavad on ju edasi, saavutavad edu ja minul pole seda edu tuld, et siin viimasel olen saanud mitmest kohast nii-öelda korvi, et olen uurinud siis võimalusi, kuidas siis laiendada, kuidas siis koostööd luua, aga ma olen saanud ei vastuseid ja see tõmbab mind nagu täiesti maha ja siis ka see, mul on tulemas laste motiveerimise kursus, 6. juunil alustame, nädal aega on juba tasuline reklaam üleval olnud ja seal on olnud üks huviline, kes on siis
täitnud ära vormi, aga tasu ei ole üle kandnud, et selle jaoks on ainult üks inimene tulnud. Ja see kõik nähes nagu teisi on ju kuskil liikumas ja see, et kui ma ise nagu siin pingutan ja tõmblen ja proovin just kõik millega nagu kuidagi ennast käima saada, siis tekib tahes-tahtmata selline vägise tunne. Ma ei mäleta seda eilset emotsiooni otseselt, et jälle tuleks nagu kohe video ära teha, kui see emotsioon üles tuleb. Aga just see, et kas ma teen üldse nagu õiget asja? Kas see on see, mida ma tegema pean? Ma pean lihtsalt samamoodi minema nagu tagasi kuskile tavatööle, tavainimese elu elama. Et kas see, mida ma teen, kas see on nagu minu jaoks ikka õige asi? Kuigi ma tunnen, mulle nagu jõhkralt meeldib seda teha, mulle meeldib oma lugu jagada, mulle meeldib oma teadmisi, oma kogemusi, kõiki seda nagu jagada, inimesi aidata. Aga nähes, kui raske ja väljakutset pakkuv see on. Ja see ei ole lihtsalt nagu, et nüüd pool aastat või ma olen sellist alternatiivset, ütleme, meetodit juba, ma ei tea, mitu aastat siin katsetanud. Ja rääkides ka nendest ütleme, tegevustest, mis mul päeval on, see päeviku täitmised ja visualiseerimised ja siis kohale tulemised ja jälle visualiseerimised. Et nendest loobumine on, nagu see põhjus on see, et ma ei näe nagu tulemust. Et ma olen nagu teinud neid asju nagu nii pikalt, aga ma ei nagu jõua kuskile. Mitte midagi nagu ei muutu minu elus. Et mis selle point siis on üldse neid asju teha? Et see on ka asi, mis tõmbab vahepeal rajalt maha. Et miks ma kirjutan seda päevikut kogu aeg? Miks ma teen neid kohale tulemisi, visualiseerimise, tänulikkust, et kogu aeg nagu tänulikkust? Et räägitakse küll, et ole tänulik, siis sul on rohkem asju, millest tänulik olla, on ju. Et neid asju tuleb küll, sest et alati leiad midagi, millest tänulik olla. Aga samas, kui sa ise vireled mingisuguses puuduses täiesti, siis tekib ikka see on võib-olla ego põhjalt tuleb. Et jah, võiks ju alati parem olla, aga ongi ma oma teada olen nagu kogu aeg olnud siin, et olen tänulik sellest, mis mul on ja ongi, ma naudin seda. Ma tunnengi rõõmu sellest, mis mul praegu on. Aga ikkagist on lootus see, et läheks paremaks, sest et ju räägitakse, et kui sa tänulik, siis ju läheb paremaks. Ja kõrval inimesed võtavad paar päeva, teevad midagi ja põmm, mingid asjad kõmake läinud ja mul on mingi aasta. Ja kus on? Ja see tõmbab jälle nagu rajalt maha vahest. Ja siis eile oligi see, et kas ma teen siis nagu üldse õiget asja, kas ma peaks sellest kõigest nagu loobuma ja minema siis tava nii-öelda inimese ellu ja tegema neid asju. Et sellised huvitavad mõtted ketravad mul ka peas vahest. Ja siis jälle, tänan jälle täiesti okei olla. Nagu polekski midagi olnud, et need energiad ja emotsioonid ja tujud käivad nii üles-alla. Ja üks asi, mis ma tegelikult tahtsin veel rääkida siin, on see, et ma tegin just siin mõni päev tagasi veel ühe video, kus ma rääkisin see filtreerimat lugu, et kus ma hetkel olen, teine osa sellest, kus ma rääkisin siis kõige vastuvõtmisest, et võta kõik vastu, mis universum annab. Olgu see hea, olgu see halb, mis iganes on, võta kõik vastu. Sest sa kunagi ei tea, millal see asi võib sind viia kuskile selleni, mida sa tegelikult soovid. Ja siis nende emotsioonidega ja need üles-alla käimised, siis ongi ma tegelikult nagu pressin sellele vastu, et ma ise siin selline silmakirjalik on ju, et ise räägin, et võta kõik vastu ja samal ajal kui omal tulevad sellised negatiivsed asjad nagu peale, siis ma tahaks neid nagu ära tõrjuda, tahaks neid ära lükata, et mitte olla seal, et tulla sealt võimalik kiiresti välja. Et siis tee vastavalt nii, nagu sa õpetad, võtta samamoodi vastu, et kui tunnedki ennast kehvasti, siis ongi, ma tunnengi kehvasti ja võtan selle täiega vastu. Ja siin on hästi huvitav, mingi taipamine oli mul ükskord see sama kehvas seisus olemisega, et me saame päevas teha nagu valikuid. Kas valikud, mis toetavad meie edu või ei toeta meie edu, ehk siis saboteerivad meie edu. Ja kui meil on hea tuju, siis on hästi lihtne valida selliseid tegevusi või selliseid mõtteid, mis toetavad meie edu. Aga kui me tunneme ennast nagu negatiivselt, siis me kipume valima asju, mis meid ei toeta. Me lähme sööme mingit rämpstoitu, me teeme midagi, vaatame, surfame Facebookis või sotsiaalmeedias, kus iganes keegi tahab, ja vaatame mingeid mõttetuid asju. Et me teeme asju, mis meid üldse tegelikult edasi kanna ja tegelikult teevad asju hullemaks. Näiteks rämpstoit ja muu selline.
aga see taipamine, mis oli see, et isegi kui ma tunnen ennast kehvasti, siis tee selles kehvas olekus, nagu võta vastu see kehv olek, see emotsioon, kus sa tunned, et asjad on nagu kõik pekkis, aga tee seal olles ikkagist neid sinu edu toetavaid valikuid. See on tunduvalt raskem, aga sest, et me saame alati ju valida, kas ma teen ühe või ma teen teise. Mis siis ma tunnen ennast nagu kehvasti, siis ongi, aktsepteerin seda, et ma tunnen ennast kehvasti. Aga valin teha siis seda tegevust ikkagist, mis toetab minu edu, mitte seda, mis ei toeta. Ma tean, et on raske on seda teha, aga mingid lihtsad asjad. Või siis valin mitte teha neid asju, mis kahjustavad. See on ka juba valik, et valin neid mitte teha ja olengi lihtsalt, olengi oma emotsiooniga. Et juba sellega ma teen nagu valiku toetada oma edu, et ma ei vali teha asju, mis mind kahjustavad. Vot siis sellised lood. Ja ma arvan, et aitab selleks videoks küll, ma ei teagi, kui pikk see tuli, mul aega siin ei jookse ekraani peal. Et ma arvan, see tuli päris pikk video, kui sa vaatasid siiamaani ära, siis on väga super, et sa vaatasid lõpuni ära. Ja kui said siit väärtust, siis kindlasti viska laiki, kommenteeri, mis iganes mõtteid sul see video tekitas, siis sa aitad nendel videotel jõuda rohkemate inimesteni, siis rohkem inimesed saavad võib-olla nendest videotest väärtust ja üldse minu tegemistest väärtust. Ja minu poolt kõik, aitäh vaatamast ja näeme siis juba mõnes järgmises videos või laivis. Piir ületades erakordse eluni. Tšau.